Numbrid ja igasugune numbriline informatsioon on kuulajale väga keeruline seedida ja aru saada. Mina ei suuda näiteks igasuguste komakohtade, murdude või valemitega tavaliselt küll mitte midagi targemat peale hakata, kuid lasen selle kõik lihtsalt ühest kõrvast sisse, teisest välja. Sageli esitatakse numbrilist infot slaididel ja kõneleja räägib sellest nii kiiresti, et ma lihtsalt ei jõuagi mataga tegelema hakata. Jääb mulje, nagu kõik see oluline, mida taheti numbritega öelda, on kõneleja suur saladus ja selleks ta ka jääb. Annan sellise olukorra vältimiseks sulle mõned nõuanded. Esiteks võiksid kasutada oma esinemises või kõnes võimalikult vähe numbreid. Ole nagu Steve Jobs, räägi inimestega pigem neile tuttavas keeles kui numbrilises. Näiteks võid öelda, et meie firma on müünud ühe õuna poolele maailma elanikest. Ehk siis, kui seda arvuliselt väljendada, meie firma on müünud 3,5 miljardit õuna. Teiseks, jäta kuulajatele rohkem aega numbreid seedida ja mataga tegeleda. Kolmandaks, ära ole liiga täpne. Ümarda ja ära kasuta komakohti. Oodatavad tulud on 66,632 miljonit eurot. Selle asemel võiksid julgelt 67 miljonit öelda. Neljandaks, kui räägid rahast, siis ümarda sendid kindlasti eurodeks. Viiendaks, jälgi, et su slaidil oleks vähe numbreid. Üle 12 on liiga palju. Ühes lauses ei tohiks sul olla rohkem kui üks number. Kui esitad statistikat, jälgi, et võrdleks asju, mis on samal tasemel. Ära võrdle tuhandeid miljonitega. Kui esitad müügiandmeid, jää ühe turu piiresse. Maailmaturg, koduturg, konkurentsiturg või kindla turuosa piiresse. Lisa andmetele alati ka allikas. Väga oluline on, et tabelid ja diagrammid oleksid selged ja hästi pealkirjastatud. Ja ka sina pead selgitama, mida sa mingi telje või tulba või pirukaga mõtled ja edasi anda püüad. Kuid mitte ainult. Kui vähegi võimalik, ära kasuta slaide luues sellist layouti, kus arvud ja nende tähendused on selgitatud peenes kirjas kusagil slaidi servas. Püüa kirjutada kohe olulise info juurde või peale suurelt ja selgelt, millega on tegemist. Püüa anda statistikat edasi entusiastlikult. Näita, et see huvitab sind ennast ka. Ole vaimustatud arvudest ja sellest, mida nad tähendada võivad. Kui võimalik, siis esita samati informatsiooni mitme erineva nurga alt. Kasuta diagramme, erinevat sõnastust, küsimusi ja anna neile ise vastuseid. Ära esita arvulisi andmeid slaidina, kus on mitme tulbaga mitmerealine tabel. Püüa leida mõni parem esitlusviis. Ole loominguline. See viimane soovitus tundub tihti just kõige keerukam täita. Kuidas ometi esitada numbreid selliselt, et need vähekenegi huvitavad tunduksid? Endal on ka igav lugeda ette mingeid veergusid ja komalisi arve. Mina soovitaksin sul võimaluse korral numbrite ettelugemist üleüldse vältida ja anda kuulajatele kätte allikas, kust nad ise saavad neile vajalikke arve täpselt vaadata. Selline allikas võib olla näiteks mingi internetiaadress, mõni firmasisene andmebaas või failikaust. Või kui sellised variandid ei sobi, siis võid oma arvud ka lihtsalt jaotmaterjalidena kätte jagada. Samas kuidagimoodi sa ju pead oma esinemise läbi viima ja kui sinu ülesandeks on näiteks teha ülevaade müügitulemuste paranemisest, siis oleks sobivam ja ka kuulajale lihtsam panna need protsendid ja arvud mingisugusesse lihtsamini seeditavasse pakendisse. Võrdle arve julgesti igapäevaste asjadega, näiteks nii, nagu ma õuntega tegin.